Me oleme viimase 15 aasta jooksul väga palju panustanud õnnetuste ärahoidmisse ja ennetustöö valdkond on üks Päästeameti kõige kiiremini arenenud valdkond üldse. Aga oma töös oleme me näinud, et kahjuks alati teadmiste tõstmine õnnetuste ärahoidmisele kaasa ei aita. Et on vaja midagi sellist tugevamat, isiklikku kogemust ja virtuaalreaalsus loob selleks ideaalsed võimalused. Meie esimese suurema virtuaalreaalsusharjutuse idee pärineb tegelikult ajaloost. Seda tuleohtliku maja eksponaati võib-olla mäletavad emad ja isad ja õpetajad veel sellest ajast, kui nemad noored olid. Aga nüüd on võimalik sellises virtuaalreaalses majas päriselt ringi liikuda, ohtusid märgata ja neid kõrvaldada. Ja iga liigutus, mis sellises keskkonnas läbi tehakse, aitab päris elus ohtudele kiiremini reageerida ja õnnetusi ära hoida. Et võib öelda, et tegelikult tänu virtuaalreaalsusele saame me kõik elusid päästa ja sealjuures täiesti ohutus keskkonnas. Eelmisel aastal sai valmis Päästeameti kõige uuem VR-harjutus, pommiohutuse harjutus. Ja me oleme midagi sarnast teinud ka varem lastelaagrites, avalikel üritustel koos oma demineerijatega. Aga sel korral püüame me virtuaalruumi kaudu jõuda veel suurema hulga inimesteni. Tegime pommiohutuse harjutuse nii realistliku kui vähegi võimalik, et inimesed tunneksid ennast nagu päris looduses. Sellepärast, et päris looduses jalutades võime me samuti teise maailmasõjaaegse lõhkekehaga väga kergesti silmitsi sattuda. Ja väga raske on vahet teha mõnel suvalisel rauakamakal ja näiteks lennukipommil, miinipilduja miinil või käsigranaadil. Kui aga sellist eset minna näppima, võib täiesti ootamatult väga traagiline õnnetus juhtuda. Lisaks lõhkekeha äratundmisele õpetab pommiohutuse simulatsioon ka õiget käitumist, näiteks häirekeskusesse helistamist või leiumärgistamist. Ja kuigi Päästeameti simulatsioonid mõjuvad väga realistlikult, on nad tegelikult kasutajatele täiesti ohutud ja ohutus on Päästeameti kõige tähtsam prioriteet. Lisaks sellele tuleb Päästeametil veel sel aastal välja 2 uut harjutust, üks veeohutuse ja teine hädaolukordadeks valmistumise teemal. Ja kõiki neid ja kõiki varasemaid harjutusi on võimalik läbida eesti, vene ja inglise keeles. Võtke ühendust Päästeameti või Eesti virtuaalreaalsuse ja liitreaalsuse assotsiatsiooniga.